Kindlasti tunnete ära selle koha, see on Haaberstist algav rannapromenaad. Ta algab Rocca al Mare kooli juurest ja enne kui me siia jõudsime, istusime Haabersti linnaosa vanema Viktor Vassiljevi kabinetis ja mõtlesime, et mis võiks see koht olla, millest me täna oma juttu võiksime alustada. Ja leidsime, et tõepoolest see on rannapromenaad, mille teine etapp sel aastal uhkesti valmis sai ja on jalakäijatele, ratasõitjatele, rulatajatele kasutatav kuni staatusklubini. See on Paldiski maanteel. Linnaosa vanem Viktor Vassiljev, kui me nüüd sellest aastast kokkuvõtteid teeme, mis on need märksõnad, need investeeringud, need saavutused, mis teile kõige rohkem rõõmu valmistavad? No eks see sama promenaad ongi muidugi ja promenaad ta on mitte selleks, et meile linnaametnikele rõõmu valmistada, vaid ikkagi elanikele. Ja eriti tore on see, et elanikud on tõesti selle omaks võtnud. Praegu on siin muidugi külmavõitu, aga siin suve lõpus ja sügisel rahvas oli näha, et jalutasid vanaemad lastega ja keegi oli siin rullluiskudega, jalgrattaga, selleks ta ongi tehtud. Ja järgmisel aastal seda promenaadi siis jätkatakse ning kunagi peab ta siis jõudma ka kuni Stroomi randa välja ja siis on päris suur tükk maad siin vännata jalgrattaga või ükskõik missuguse teise rulluva vahendiga. Siis eks meil on siin tehtud ühte ja teist, oleme aasta lõpus siin natuke lappinud teid, siis oleme rajanud siin suure kogupere lastemängu väljaku koostöös muidugi Keskkonnaametiga. Kogupere mänguväljak, see on täiesti uus kontseptsioon, see ongi mänguväljak, mis on mõeldud kogu perele, kus oleks ka isale-emale tegevust ja vanaemal istumist ja ka lapsukestel muidugi mängimist. Me rääkisime siin asfaldiaukude lappimisest. Tegelikult on meil ju päris palju tänavaid saanud uue ülekatte, eriti need, mis on seotud sinna tänava alla pandud millega? Kanalisatsiooniga. Tuletage meelde seda. Ja loomulikult kanalisatsioon, see on Veskimetsa suur probleem ja muidugi kogu Veskimetsat nüüd kanaliseerida ei õnnestunud, aga see ei pidanudki toimuma, sest see plaan on tehtud aastani 2011, aga pole välistatud, et ka aasta 2010 lõpuks saab Veskimetsa kanaliseeritud ja siiamaani oli see tõesti linna häbiplekk ikkagi keset linna, peaaegu et tähendab linna keskel on niisugune suur asum ilma kanalisatsioonita, kunagi sai ta niimoodi ehitatud. Jah. Aga Kätki hälli, see on siinsamas. Kätki hälli, need on siinsamas ja need on siinsamas ja siin ka puudus, millegi pärast puudus kanalisatsioon, see ehitati valmis ja siin ma praegu probleeme ei näe. Muidugi siin Kaukumäe poolsaarel, kus on uued asumid, seal võib-olla tõesti on selliseid kohti, kus maju ehitatakse, kanalisatsioon ei jõua järgi, aga küll see valmis tehakse, see on kinnisvara arendaja ülesanne. Nii et see ei ole siin suureks probleemiks, ikka kui midagi uut ehitatakse, ega ta ei saa siis kohe valmis. Nii nagu väike laps ka kasvab, et kõigepealt kasvavad üks periood kasvavad kõrvad, teine periood võib-olla põlved ja ega ta ühtlaselt ei kasva, aga valmis ta saab. Laste juurde tahtsingi jõuda. Meie koolid, meie lasteaiad. Ja sai ära remonditud Vene kool, siis järgmisel aastal remondime ära Järveotsa gümnaasiumi ja Õismäe humanitaargümnaasiumi ja tänapäeval seda koolimajade remonti tehakse väga huvitavalt, et kistakse seinad kuni betooni lihtsalt paljaks, betoonseinad on püsti ja ehitatakse koolimaja nende peale uuesti. Nii et ma käisin seda vast remonditud koolimaja vaatamas, lausa 2 korda käisin vaatamas, ja ta oli, no see on midagi täiesti uut ja enneolematut nagu uuesti ehitatud. Väga hea. Noorsootöö Haabersti linna osas. Ja oli väga rõõmustav see, et just nimelt meie noorsootöötajad said väga sellise suure tähtsa auhinna aasta suur tegu ja see oli projekt Liiklus S, see tunnistati linna parimaks noorsootöö projektiks ja kuna meie prioriteet ja no ma ei häbene ütlemast, minu isiklik prioriteet algusest peale oli just nimelt töö noortega, siis see on meile kõigile väga suureks tunnustuseks ja eriti muidugi Kaidi Liivele, kes on Vabakeskuse juhataja. Ning töö noortega on tähtis just sellepärast, et täiskasvanud inimestega suurt ümber ei kasvata, aga just noortest inimestest ja lastest annab kasvatada korralikke maksumaksjaid ja see on meie kõigi huvides.